Öeldakse, et mesi on looduse imeline eliksiir, jumalate kingitus. Meie kärgedes me kohtame teda kõigepealt. Mesilased on selle kogunud siia. Nad koguvad seda loomulikult enda tarbeks, enda talvevarudeks ja selleks, et pere saaks hästi söönuks. Aga inimene, mesinik, on võtnud kombeks osamet endale ära võtta. Ja ta võtab täpselt nii palju ära, et mesilased pereameti hakkama saaks. Kuidas see mesi siis käitub? Siin kärjes on ta loomulikult täiesti vedel, sest mesilased saavad tarvitada vedelat mett. Kui nüüd see mesi välja vuritada, siis ta on alguses ka täiesti vedel. Me võime seda rusikaga tõsta, panna tee ja kohvi sisse. Võime seda ka lausa suhu pista. Ta on mõnus, meeldiv tarvitada. Aga meil on omadus kristalliseeruda. Miks see nõndamoodi on? Sellepärast, et mesi on tegelikult lihtsuhkrute, glükoosi ja fruktoosi küllastatud vesilahus, kui teadlaste keeles öelda. See tähendab, et need kristallid kalduvad välja kristalliseeruma. See sõltub mõnest asjaolust, näiteks sellest, milline on glükoosi ja fruktoosi suhe. Nende kogu hulk on mees vastab umbes 70%, lisaks on 10-15% seal niiskust sõltub meest. Ja nüüd, mida rohkem selles segus on glükoosi, siis seda kiiremini tema kristalliseerub. Miks see nõnda on? Glükoos moodustab kristallvõre struktuuri, sellise tugistruktuuri, mille vahele jäävad fruktoositilgakesed hõljuma. Seotuks liikuda enam ei saa. Ja tekib selline tugev kristalline konstruktsioon, nagu siin on, ja mesi muutub tahkeks selliseks. Kusjuures see tahkeks muutuv mesi võib olla mõnikord jämekristalline, mõnikord peenkristalline. Ja see jälle sõltub omakorda sellest, millistelt taimiliikidelt see mesi on pärit, kui kiiresti tema kristalliseerub. Miks siis on see hea või miks siis on halb, et mesi kristalliseerub? Inimese jaoks võib olla kristalliseerunud mesi üks signaal, et tegemist on täiesti loodusest pärineva puhta meega, sest et kristalliseerumine on meie loomulik omadus. Enamus meeliike kristalliseerub. Kas kõik Eesti meed kristalliseeruvad? Jah, kõik. Mõned hästi kiiresti. Näiteks võilillemesi, rapsimehed, sest nendes on glükoosi osakaal suhteliselt suur võrdes fruktoosiga. Ja on isegi oht, et nad kristalliseeruvad nii kiiresti, need mehed kristalliseeruvad kärjes ja selle tõttu mesilased ei saa enam talvel seda mett tarvitada, mis on väga halb, sest mesilased võivad siis sööda kõrval nälga surra. On mõned meeliigid, mis kristalliseeruvad väga aeglaselt. Üks Eestis on näiteks paakspuumesi ja paakspuumesi võib olla pool aastat kristalliseerumata, isegi rohkem. Ka põdrakanepi mesi, mis suve teises pooles kogutakse, on samuti mingit aega vedel, aga kristalliseerub ometi. Kui me aga kaupluses näeme täiesti vedelat mett, siis on kaks võimalust. Kas see on sulatatud mesi või mõned meeliigid ei kristalliseerugi. Ja üks sellistest on näiteks valge akaatsia mesi, mida meile tuuakse Ungarist ja võib-olla Balkani maadest, mis on väga väärtuslik mesi. Aga seal on fruktoosi osakaal oluliselt suurem glükoosist ja ta jääbki vedelaks. Muidugi on ta natukene võib-olla meile võõras maitselt ehk Eesti tarbijale, Eesti inimesele, aga ta on päris väärt mesi. Nüüd Eesti mette hulgas on üks veel väga omapäraselt käituv mesi ja see on nimelt kanarpiku mesi. See on nüüd kanarpiku mesi, mis on juba tegelikult kristalliseerunud, aga kristalliseerub tema üldsegi mitte kõvaks, vaid jääb selliseks viskoosseks, venimaks massiks. Ja põhjus on selles, et kanarpiku mee kristallid pole mitte sellise ruumvõrega nagu teiste mette korral, vaid need kristallid on nõeljad. Need nõelad saavad liikuda üksteise suhtes jääb selline sültas mass. Kanarpiku mesi muuseas on väga hea ja väga väärtuslik mesi. Ta on spetsiifiline maitse, lõhn ja tal on ka tugevamad tervistavad omadused kui mõnel teisel meeliigil.